Tere kõigile! Otsustasin teha ühe väikese laivi, sellepärast et tuli tahtmine jälle rääkida teemal kool ja sügis. Ja oleme nüüd juba siis peaaegu, kes on siis koolilapsed või täiskasvanud koolilapsed, käinud juba peaaegu nädal aega koolis. Nii et kui sa näed ja kuuled mind või oled tulnud otse vaatama seda laivi, siis võid mind tervitada. Kui sa vaatad seda järele, siis tervita mind ka. Nii, et ootan natukene, kas keegi tuleb vaatama. Ja võid mulle ka kirjutada, kas sa oled ise koolilaps või selles mõttes koolilaps, et siis täiskasvanud koolilaps, käid näiteks ülikoolis või lihtsalt täiskasvanuna koolis või su lapsed käivad koolis. Et su lapsed läksid möödunud nädalal kooli või sa ise äkki läksid kooli. Ma ei teagi ülikoolidel, kuidas on, et meil vanasti oli, et oli natuke varem algas kui 1. septembril kogu siis kooliaasta. Võid kirjutada, et kuidas sul on, kas sa läksid ka kooli või läks sul peres keegi kooli. Kõigepealt ma tahaksin pöörata jällegi siis tähelepanu, kuidas on sul tunne seoses sügisega. See on nii huvitav, kuidas meie armas alateadvus teeb siis trikki, isegi kui sul on mitukümmend aastat näiteks koolist möödas, siis võib olla selline asi, et sul oli kooliga seotud mingisuguseid negatiivseid kogemusi, mälestusi või see tunne siis seal septembris, sinna peab jälle minema, seal peab jälle neid inimesi nägema, nendega peab kohtuma, et see kõik on nii õudne. Nüüd seda õudust juba ammu ei ole, aga sügis tuleb jälle samasuguse tundega. Et siis ma soovitan kindlasti selle poolega endast tegeleda, sest mis see kaasa toob? Sul võib olla seal siis see, et kõik ilus on nüüd möödas, suvi sai läbi, kõik on halvasti, sügis tuli, kõik. Et sa isegi võib-olla vägisi ei mõtle niimoodi, aga alateadlikult see muster sul siis see uskumussüsteemis ilusti see skeem sul siis seal jookseb. Ja kui sul on ka selliseid uskumusi seal taga, et sa jääd sügisel kindlasti haigeks või tihti haigeks, et minul oli selliseid uskumusi endas mitmeid. Et tekitas see sügis siis sellist suurt ängi, et kui me mõtleme seal Puškini luuletustele, et siis võt just see. Et kõik hakkab, jah. Et võib siis tekitada sellist, et see sügismasendus nüüd tuleb ja kõik on jamasti. Aga tegelikkuses see siis nii ei pea olema ja energiatööst on siis selle koha pealt väga suur abi, et sa suudad nautida absoluutselt igat aastaaega, ükskõik milline see siis on, ükskõik millist ilma. Et see ei mõjuta su elu, sest et kõik see ka, et Eestis on nii halb ilm ja sügiseti on siin nii kehva ja kõik, et läheb järsku külmaks ja kõik selline hirmus pool. Sille kirjutab, ei ole seda tunnet, pigem elevus, et jälle sügis ja varsti talv ja jõulud. Siis on suurepärane. See on suurepärane, sest üldises plaanis, kui me vaatan nagu energeetiliselt seda suurt fooni, siis on see risti vastupidi. Et sügis on midagi hirmsat ja siis hakkab veel talv tulema ja see kõik on siis omavahel seotud ka veel kooliga. Koolis käimisega on üks tõsine jama. Ma ütlen ülitundlikele selle koha pealt, et meil on siis kooli kohustus. Ja kui me mõtleme siis sellele juba, et kohustus, kooli kohustus, et mingi asi on kohustuslik, siis see tekitab inimestes siis kokkutõmbumise tunnet. Ehk see, et sa oled siis pandud lõksu, sul ei ole väljapääsu, sa pead seda tegema nui neljaks, kas sa seda tahad või sa ei taha. Ja sellepärast koolis käimine valmistabki siis paljudele sedavõrd suuri probleeme nii vaimses tervises kui füüsilises tervises, kui üleüldse suhetes, kõikides muudes, sest meil on kooli kohustus. Ma siinkohal ei taha mitte öelda seda, et meil ei peaks olema kooli kohustust, vaid et see on omamoodi õppetund, see kooli kohustus, mis meil on pandud ja kuidas me siis sellega toime tuleme.
Kui sinu peres on ülitundlikud lapsed, siis ongi kooliga väga raske toime tulla. Sellepärast, et ülitundlik laps ei pruugi seda kõike vastu võtta. Ta võib olla alguses väga vapper, kõik on väga vahva, aga ühel hetkel, kui ta väsib ära, siis kogu tema see kaitsemehhanism kukub kokku ja mis siis juhtub, siis kõik need inimesed, kes seal on, sõidavad talle energeetiliselt sõna otseses mõttes sisse. Ja sellepärast oleks vaja kindlasti väga hästi oma last mõista. Kui sul on ülitundlik laps, kes käib koolis, läheb kooli, on kooli minemas või juba kooli läinud, siis temal on seal takistused. Ja sellele ei aita mitte kuidagi kaasa see, kui sa teda sunnid, kui sa teda kontrollid, kui sa teda survestad. Et selline asi siis ei sobi absoluutselt ülitundlikele lastele, sest see tekitab, võib viia siis depressioonini ja kõikide muude raskusteni sinna. Sest kui tema kaitsemehhanism on kukkunud ja tema tajub näiteks kogu suure hulga inimeste tundeid, ta läheb klassi, ta saab aru, et seal on sellel inimesel on pahasti, sellel inimesel on pahasti, see inimene on pahastujus, see inimene on vihane, sellele inimesele ma ei meeldi, sellele õpetajale ma ei meeldi. See õpetaja on liiga range, sel õpetajal on endal nii suured probleemid. Ta ei oska seda sulle väljendada, aga see kõik liigub tema poole. Ja sellepärast ma julgustan väga lapsevanemad, kellel on ülitundlikud lapsed, tegelema endaga, sest see aitab sinu last. Kui sina lõpetad selle nõudmise, et tema peab olema igal juhul koolis parim, või et tema peab tegema seda, mida sina ütled, et sa ei luba tal absoluutselt ise seisvuda, ise kasvada, ise võtta vastutust, ise olla, siis on ülitundlikul lapsel väga raske. Siis võib sealt oodata ärevushäiret, depressiooni, väga suurt konflikti vanematega ja kõike sellist muud. Sellepärast, et ülitundlik laps tunneb ära ka selle, kui sa võib-olla talle midagi ka ei ütle, aga sa sisimas mõtled, ta peaks ikka rohkem tegema, ta ei pinguta ikka üldse, ta peaks olema tublim, ta peaks olema parem. Vaat kuidas mul selle naabrimalle laps, vaat kui tema on tubli või mul töökaaslase kolleegi laps, ta on selline priimus, ta on nii andekas, miks minu laps ei võiks selline olla? Isegi olen näinud selliseid energiat, et kui kellegi tütrele hakkasid hambad vahetuma, esihambad sealt kogusid välja, siis ema mõtles, et issand, et mu laps ei ole nii ilus kui mul sõbranna laps. Et siis laps püüab selle kinni ja laps võtab selle endasse, et ma ei ole oma ema meelest ilus. Mis siis juhtub? Ta kasvab suureks ja ta leiab, et ta on inetu, isegi siis, kui ta on imeilus, sest me oleme kõik unikaalsed inimesed. Nii et märka, kui palju mida sina mõtled oma koolis käiva lapse osas, kooli mineva lapse osas, kui tubli ta sinu jaoks peab olema, kui palju sa tahad teda kontrollida, tema töid, kodutöid, kas on kohe, et sa ei usalda teda, kas on see, et sa ei oota ära, et su laps tuleb ema või isa aita mind või sa kohe, et nii, tule nüüd koju istume siia maha, kas su koolitööd on tehtud, näita mulle kõik nüüd ette. Kas sa annad talle hingamisruumi? Ma tean, et see võib tunduda imeliselt õudne, et kuidas ma lasen nüüd siit hõljuma selle esimese klassi lapse, et ta peab ju mingi rutiin looma ja tegema kõik need asjad ära, aga ma ütlen ausalt, ülitundlikule lapsele selline tegevus ja sundus ei sobi. Ta peab jõudma kuidagi ise selleni, et see on tema kohustus need asjad ära teha, aga see ei pea olema sedavõrd igalt poolt teda traumeeriv. Ja lapsevanemana saad sina teha endaga tööd, energiatööd, et võtta seda enda kontrolli maha. Et sa õpiksid usaldama oma last.
et ta on inimene, kes õpib ja kasvab. Tal on oma energia. Ja mõista just seda poolt, kui ta ütleb, et ta midagi ei taha. See ei tähenda seda muidugi, et kohe esimese asjana, et kuule, ma ei taha seda teha või seda minna, et see nii peabki olema. Vaid kui ikkagi mingi hetk on see, et ta ütleb, et ta ei taha enam sinna trenni minna või ta ei taha seda enam teha, siis selgitada, kas see põhjus on, et midagi ta tunneb sealt, et midagi on valesti, kas nende inimestega, treeneriga või ta on väga-väga väsinud, et ta enam ei jaksa või ongi tema see aeg seal täiesti möödas. Et sa ei suruks talle midagi peale. Et see ei ole siis sinu ülitundlikule lapsele hea. Ja koostööd saad sina teha temaga ka energiatöö kaudu. Kui sa tahad, sa saad ka otseselt teda aidata. Kui teil ei ole nii usalduslikku suhet, et su laps on valmis sinuga sellest üldse rääkima või midagi kaasa tegema, siis on selleks loomulikult inimesed, kes saavad aidata. Ülitundliku lapse puhul ka see lihtsalt rääkimine alati ei too tulemust, kuna tema tunneb. Ja kui me läheme psühholoogi juurde, siis me räägime, me ei muuda energiat. Energiatöö on see, mis muudab energiat. Nii et ma julgustan tegema endaga energiatööd ja ma soovin kõigile absoluutselt suurt jõudu ja jaksu ülitundliku lapse vanemana ja seda kooliteed koos temaga siis läbima. Nii ma vaatan, mis Silja kirjutab. Üks laps ootas kooli elevusega, ütles, et siis jälle tore rutiin. Aha, teine laps ei oodanud, sest kool piirab teda. Ja siinkohal ongi see, et kohe mitte siis minna sinna muretsemisse, et kool piirab teda. Nii, järelikult mul tulevad lapsega siit probleemid. Et siin on vaja siis toetada ja öelda talle just nimelt seda, et jaa, kool piirabki sind, aga see tuleb ära teha. Ja kui sul on see, et need hinded on sinu jaoks määravad ja kuidas ja kus ta õpib, siis see ei vii väga kaugel sind ja muudab siis ülitundliku lapse elu palju raskemaks. Silja kirjutab, varasemalt olin väga kontrolliv, nüüd teevad ise oma asjad ära ja ma ei pea küsima, kas õpitud. Küll aga ootan, et hinded oleksid positiivsed. Ei pea olema 5, aga 3 tekivad tunde, et pole asjaga tegelenud. See tunne tuleb kindlasti ka Silja maha võtta. Sellepärast, et see on sinu tunne ja seda tajuvad sinu lapsed, sinu ülitundlikud lapsed. Sina oled nüüd küll palju endaga tegelenud ja tõepoolest see kontroll on maas rohkem, kui ta oli enne. Aga just see pool leia endas üles, et miks see 3 on paha. Et 3 võib tulla ka siis, kui sellel päeval laps on väsinud, midagi ei õnnestu, mingi asi segab teda, õpetajal on mingisugused nüansid või seletuses mingisugused augud. Hinne ei ole kunagi inimese väärtuse mõõdik, mitte kunagi. Sinu jaoks, Silje, veel on. Et inimene pole asjaga tegelenud. Inimene on kindlasti asjaga tegelenud. 2 ja 1 on need, et 2 on siis see, kas on ka midagi juhtunud, see tuleb ka selgitada välja. Ja Silja, siis tulebki vaadata, et kas see 3 määrab sinu jaoks inimese väärtuse või mis seal on. Kas see 3 on mingis kindlas ühes aines, kas on probleem selles ühes aines tema jaoks? Kas see teema on talle võõras, mis toimub õpetajaga? Õpetaja on samamoodi inimene, need energiat, kuidas liiguvad ülitundlikuga. Võib-olla seal taga on hoopis mingisugune muu asi, mingisugune konflikt, kõik sellised asjad. Ja 2 puhul ka siis jah, et kas see laps püüdis väga, tuupis terve öö, läks ja sai 2. Kas oli mingi hirm, mis seda halvas selle töö tegemisel? Kui laps sai 1, et tal on tegemata töö, ma arvan, et äkki see on ka tänapäeval niimoodi hinnete süsteemis. Siis on teine asi, miks tal see tegemata on. See on teine küsimus hoopis. Et seda küsimust võib loomulikult küsida, miks see tal tegemata on. Aga vahel on see 2 väga suure pingutuse tulemus.
ja see ei määra selle inimese väärtust või seda, et ta ei ole asjaga tegelenud. Ta võib olla väga palju asjaga tegelenud, aga ta on ikkagi saanud 2 või 3. Aga kui sina lapsevanemana tunned, et see 2 või 3 ei ole piisav, ei ole hea, siis hakkab laps kohe tundma seda, et ta ei ole küllalt hea. Ta ei ole küllalt hea siia ühiskonda, ta ei ole küllalt hea peres, ta ei ole küllalt hea laps. Ja kui nüüd, kui sa ütled, et see laps, keda kool piirab, kui need 3 on temal, siis võib seda sidet ka sealt otsida. Kui see 3-sid on rohkem ja see on see laps, kes läks elevusega, et tore rutiin, siis ära sõida talle selle energiaga sinna sisse. Sellepärast, et see ei ole talle hea. Kas see on arusaadav? Kellel on veel küsimusi või kommentaare, siis hea meelega kuulan. Aga olles ise ülitundliku lapse vanem, minu laps on nüüd küll täiskasvanu, aga meenutades seda aega, kui ma energiatööd ei teinud ja mida ma talt kõik ootasin. Ja see, kuidas ta seda kõike tajus ja kogu seda hirmu ja seda jama. Kuidas on võimalik näiteks 5-lisest õpilasest saada 2-liseks, kuna sind narritakse ja sa kardad, et sulle tehakse haiget füüsiliselt ja sa ei ütle seda kodus. Ja et sa oled üks päev täiesti puhas 5-line ja siis sul on kõik 2, sest sa ei julge. Või kui sa lähed klassi juhataja juurde ja ütled, et õpetaja, ärge öelge palun, et ma sain 5. Või ärge öelge, et mul on kõik 5 klassi ees, kui tunnistusi jagatakse. Et hinne ei ole kunagi määrav. Kui mina käisin koolis, siis 5-line olla oli väga õudne. See rahe, mis sealt kaela tuli, kuna keegi klassis tahtis olla parem ja no mina olin hüperülitundlik. See viis mind väga, väga räigesse depressiooni kunagi. Õnneks mu vanemad ei oodanud valjuhäälselt minult midagi, aga see sisemine ootus, et ma oleks kõige tublim, kõige parem, kõige andekam, oli nendes siiski olemas. Ja ma tahtsin olla väga-väga oma ema moodi. Nii et vaadake neid olukordi, neid energiaid ja mida te teete, mida te tunnete üldse koolisüsteemi osas. Kas te tunnete näiteks seda, et õpetajad on halvad või mõni õpetaja on halb, siis seda tunneb ära teie ülitundlik laps, et teie nii arvate ja hakkab ka niimoodi arvama. Väga hästi, Silje, et selgelt kindlasti vaatan, mis siin taga. Nii et need on sellised asjad, millele võiks tähelepanu pöörata, eriti kui nüüd on jälle sügis käes. Või kui sa oled ise koolilaps, täiskasvanud inimesena läinud kooli õppima midagi põnevat, vaata, mis sul üles tuleb. Kas tulevad ka üles hirmud õpetajatega seoses, õpilastega seoses, suurte rahvahulkadega seoses? Kui sina oled ülitundlik inimene, siis ilmub see kõik, mis sul kooli ajal oli, ka nüüd välja. Nii nagu sa oleksid täpselt see sama 1. klassi õpilane, võib-olla ka see, et sa oled 40-aastaselt läinud uuesti õppima. Ja siis sa hakkad eksamit tegema ja kõike seda. Aga see on veidi siis ka teine asi, et sa oled valinud selle koolikohustuse endale ise. Aga kõik see, mis sa oled võtnud päris siis kooliajast kaasa, istub rõõmsalt sinu süsteemis. Nii et seda on ka siis võimalik täielikult endal ümber muuta, et kuidas sa suhtud kooli, kuidas sa suhtud koolisüsteemi, kuidas sa tajud kogu õppimisprotsessi, mis määrab su väärtuse, kas sul on üldse seotud kool ja
ja hinded. Et kas sa oled vähem väärtuslik inimene, kui sa ei ole läinud ülikooli? Kas sa oled väärtuslikum inimene, kui sul on kõik 5? Kas sa oled täiesti läbi kukkunud elus, kui sa saad 2? Minul näiteks kuni siis keskkool oli tol ajal, keskkooli lõpuni puudus 2 kogemus. Ma ei olnud mitte kunagi 2 saanud. Ma arvan, et ma sain esimese 2 vist ülikoolis, ma kahtlustan. Ja siis ma ei mõistnud üldse, kuidas see on võimalik 2 saada, sest see võiks olla ikkagi kõige suurem läbikukkumine. Mitte, et ma oleks õppimise pärast palju väga vaeva näinud, et kool oli ikkagi just nagu energeetiliselt raske koht käia. Ja sõltub ka veel, mis ruumides on ja et mis seal majas toimub. Et seal on nii palju siis nüansse, mida jälgida ülitundlike puhul. Nii et ma hea meelega ka, kes vaatavad seda järele, tahaks kuulda, kuidas sa suhtud ise kooli või kuidas sul lastel läheb või kuidas on või mis tunne sul on sügisega seotud. Nii et sügis võib olla päris ilus. Kool võib olla täitsa mõnus koht, kui sa aktsepteerid seda, et sa pead seal käima, aga et sa oled ise kogu selle asja peremees ja need hinded mitte kunagi ei määra sinu väärtust. Mitte kunagi. Sul võid olla kõik 5, sul võid olla sisemiselt nii katki, kui üldse katki olla saab. Ja kui lapsevanemana sa tunned, et mu laps on siis parem, kui tal on kõik 5, siis vaata endale otsa ja küsi, kas sa armastad teda tõesti vähem, kui ta saab 3. Ma arvan, et see ei ole tõsi. Kui sa kusagilt otsast leiad selle asja, et sa armastad teda sellepärast vähem, siis tuleb endaga ikka suur jutuajamine maha pidada. Nii et ma soovin kõikidele hästi rahulikku kooliaastat, et sul oleks hingerahu. Ja kui vahel ongi vaja puppi teha, sest lihtsalt ei jaksa või liiga palju on pingeid või liiga palju on energiaid, kes sisse sõidavad, siis tee, sest kui neid on liiga palju ja sa ise aega maha ei võta, siis sa jääd lihtsalt haigeks. Nii et lapsevanema ka, kui sa näed ikka, et su laps on täitsa läbi omadega, siis ära pressi teda kooli, sest muidu ta jääb haigeks. Kas see on parem variant? Ma ei taha öelda, et ei pea koolis käima, aga võivad olla mingisugused eriolukorrad, kus sa pead aduma ära või ma soovitan sul aduda ära, et oleks hea ta võib-olla 1-2 päevaks koju jätta. Sest maailma lõpp ei tule, kui midagi jääb sellel hetkel tegemata. Ja üleüldse on palju tähtsamaid asju ja see on, kuidas inimene tajub ennast, kuidas ta oma igapäevaeluga toime tuleb ja see sõltub kõik siis inimese energiast, kuidas ta ennast armastab, tajub ja läbi selle, kuidas ta tajub ümbritsevat maailma. Mitte kool ei saa olla see määrav, kuidas elu läheb, mis eluga on ja kui väärtuslik sa üldse oled. Et ma soovin teile ilusat päeva ja kui teil on abi vaja ükskõik mis teemas siis lastega, kooliga, siis ma olen täiesti olemas ja vastan teie küsimustele. Ja siin grupis ka, Ilona Sebald teraapiat grupis on siis üles pinnitud postitus, kus sa saad küsida oma küsimused ja ma tulen laivi ja vastan hea meelega neile. Ja teiega kohtume ilmselt siin ka lähinädalate jooksul, et räägime erinevatel teemadel ja annan siis ka varakult teada, kui ma tean, et ma tulen laivi. Täna ma lihtsalt tulin eksprompt. Et olge tublid, palju armastust teile, hoidke oma lapsi, eriti ülitundlikke lapsi. Nendel on väga suured anded, väga suured võimed, nad on täiesti imelised nagu ka sina. Tšau!